Tere tulemast kuulama! Meil on siin täna laual hulk materjale, analüüse, eksperti arvamusi ja meie ülesanne on siis neist sinu jaoks need kõige olulisemad mõtted välja noppida. Just nii. Teemaks on täna, ma arvan, päris paljudele huvipakkuv küsimus. Kui palju kulda võiks siis portfellis olla? Eriti praegu, kui USA keskpank, Fed, on alustanud oma intresside langetamise tsükliga. Väga aktuaalne teema, jah. Ja alustuseks võiks ehk mainida, kus turg praegu on. Kullaturg ise, ta püsib küllaltki kõrgel, eks ole, seal üle $3600 untsi eest. Aga samas tundub, et uut hoogu on kuidagi raske leida. Isegi nüüd, kui Fed on selle esimese intressilangetuse ära teinud. Just. Ja see Fedi samm, see hiljutine 25 baaspunktline kärbe, see 0,25% punkti, see polnud ju tegelikult mingi väga agressiivne asi. Ei olnud jah. Pigem selline ettevaatlik on ju. Üks analüütik, Keina Polviin, ütles päris hästi, et see oli pigem riskijuhtimise kärbe. Täpselt. Mitte, et majandust kuidagi jõuliselt turgutada, vaid pigem reaktsioon sellele, et tööturg natuke jahtub ja inflatsioon on ikka visa. Jah, et see oli nagu Polviin ütles mõõdetud samm, mitte mingi suur ilutulestik. Just. Ja see saadab turule signaali, et Fed ei hakka nüüd kiirustama nende intressimäärade allatoomisega. Powell ise on ka neid ootusi jahutanud. Nii et investorite jaoks tähendab see pigem aiglast ja mõõdukat intressid alanemist. Tõenäoliselt küll. Selge, aga mis see siis kullale ja dollarile tähendab? Niimoodi praktikas, kui Fed on oodatust, ütleme, rahulikum. Kas see mitte ei toeta dollarit, vähemalt lühiajaliselt? Jah, täpselt nii see ongi läinud. See Fedi ettevaatlikum hoiak on dollarile tuge andnud ja kuna kuld on dollarites noteeritud, siis tugevam dollar, see survestab kulla hinda. Teeb kulla teiste jaoks kallimaks, eks ju? Just, see klassikaline pöördvõrdeline seos, mida me tihti näeme. Aga sa ütlesid lühiajaliselt. See on vist oluline märksõna siin. Sest paljud analüütikud nendes materjalides räägivad ikkagi kulla pikaajalisest tõusutrendist. Jah, just. Põhjuseks ikka see, majanduslik ja geopoliitiline ebakindlus. Kuidas need kaks pilti kokku lähevad? Lühiajaline surve ja pikaajaline optimism. Ega nad ei välistagi teineteist. Lühiajalised kõikumised ongi turu osa, eriti kui keskpanga sõnumid on sellised mitmetähenduslikud. Aga see pikaajane vaade, see tugineb rohkem fundamentaalsetele asjadele. Paljud usuvad, et need tegurid keskpankade enda ostud, inflatsioonimure, pinged maailmas, usaldus valutade vastu, need toetavad kulda pikemas plaanis. Okay. Ja see viibki meid selle tänase põhiküsimuse juurde. Et kui need pikemaajalijad tegurid on soodsad, siis kui palju peaks investor, sina seal hulgas, oma rahast kullale panema? Ja siin need arvamused lähevadki lahku. Mõistan. Nii et meie eesmärk pole siin öelda, et tee täpselt nii. Pigem anname sulle hea kuulaja ülevaade, mida eksperdid arvavad ja miks. Just. Et saaksid ise kaaluda, mis sinu strateegia ja riskitaluvusega kokku sobib. Alustame siis konkreetsetest soovitustest, mida meil siin on. Võtame näiteks üht suure panka, Societe Generale Prantsusmaalt. Nemad hiljuti suurendasid oma kullapositsiooni maksimaalselt 10%-ni, oma mitme varaga portfellis siis. 10%. See on päris suur osa juba. Institutsionaalse investori jaoks, jah, see on arvestatav. Ja nende prognoos on ka päris julge, nad ootavad, et kulla hind püsib seal $4000 juures untsi kohta kuni 2026. aastani. See näitab päris tugevat usku. Kas see 10% on midagi, mida teised ka teevad või on see pigem erand? See on osa laiemast trendist, et institutsioonid ja keskpangad on kulda juurde ostnud, aga 10% on siiski päris, enesekindel positsioon. Okei, aga kas on ka veidi tagasihoidlikumaid soovitusi? On ikka. Näiteks Chris Mancini Gabelli fondidest, tema haldab seal seda Gold X fondi. Tema soovitab hoida kullas 5–10% portfellist. See 50% vahemik, seda kuuleb tõesti päris tihti. Mis tema argument on? Tema põhjendus on päris huvitav, natuke selline vastuvoolu mõtlemine. Ta ütleb, et kuld on atraktiivne just sellepärast, et tavainvestorid seda siiani suuresti ignoreerivad. Need huvi pole veel kohale jõudnud. Just. Ta kasutas väljendit, et investorid on kulla suhtes üsna agnostilised. Ütles otse, et hoolimata hinna suurest liikumisest pole laia turu poolt erilist huvi näha olnud. Huvitav mõte. Et väärtus ongi selles, et massid pole veel avastanud.
Et kui huvi tekib, siis on juba hilja rongile hüpata. Tema loogika järgi jah, see on osa potentsiaalist. Ta arvab, et laiem huvi kasvab alles siis, kui inimesed hakkavad tõsiselt muretsema oma portfelli ostujõu pärast. Ja siin tulebki mängu see teine teema, usaldus nende tavaliste valuutade vastu. Fiat-valuutad jah. Need, mille taga pole otseselt kulda, vaid valitsuse lubadus ja usaldus. Nagu dollar ja euro. Täpselt need. Mancini viitabki, et kui usaldus nende vastu, eriti dollari kui maailma reservvaluuta vastu väheneb näiteks inflatsiooni või suurte võlgade tõttu, siis hakatakse otsima alternatiive. Ja kuld on siis see ajalooline alternatiiv. Väärtuse säilitaja. Just nii. Saan aru. Nii et Mancini 50% on nagu panus sellele, et teised alles tulevad selle peale, kui mure fiat raha pärast suuremaks läheb. Aga kas on ka neid, kes ütlevad, et see mure on juba praegu nii suur, et peaks hoidma rohkem kui 10%? Jaa, kindlasti on. Ja siin läheb pilt veel põnevamaks. Näiteks David Miller, Catalyst Fundsi investeerimisjuht. Tema soovitab oluliselt suuremat osa. Räägib lausa umbes 15%. 15%? See on ju ka päris suur tükk portfellist ju. Mis tema argumendid on? Milleri jutt on mitmekihiline, aga jah, see põhineb suuresti just sellel usaldamatusel USA dollari suhtes. Esiteks, ta toob välja keskpankade jätkuvalt väga tugevat kulla ostmise. Need ei osta ju niisama, eks? Vaevalt küll. Nad hajutavad reserve, vähendavad sõltuvust dollarist. Teiseks, Miller näeb, et ka investorid ise otsivad kullast turvasadamat. Just sellepärast, et inflatsioon ja geopoliitika on seda usaldust dollari vastu vähendanud. See on päris otsekohene järeldus, et kulla hinna tõus pole ainult inflatsioon, vaid midagi sügavamat. Usalduse nihe. Täpselt. Miller ütledki seda väga selgelt. Ma tsiteerin teda. Kulla hinna tõus on dramaatiliselt ületanud inflatsiooni, mis peegeldab usalduse üleminekut fiat rahalt kõvadele valuutadele nagu kuld. Wow. Tema jaoks on see märk fundamentaalsest muutusest, mitte lihtsalt turu kõikumine. Ratsionaalne reaktsioon majanduslikele reaalsustele, nagu ta ütleb. Millistele reaalsustele ta täpsemalt viitab? Kas ta ütleb ka, miks see usaldus dollari vastu nii vähenenud on? Jaa, ta on väga konkreetne. Ta seostab selle otse USA valitsuse hiiglasliku võlakoormaga. See on ju 36 triljonit dollarit. Uskumatu number. Ja siis see eelarve puudujääk, mis on ka tohutu peaaegu 1,9 triljonit. Milleri seisukoht on karm. Sellises olukorras on valitsusel sisuliselt vaja dollari väärtust aja jooksul vähendada. Devalveerida. Et võlgadega toime tulla. Põhimõtteliselt küll. Ja siit jõuabki ta tagasi kulla juurde. Ütleb väga lihtsalt. Kulda ei saa trükkida ega devolveerida. See on tõesti päris karm hinnang ja tugev argument selle 15% poolt. Aga samas, see on tema analüüs, eks ole. See pole veel mingi üldtunnustatud fakt, et dollarit kindlasti devalveeritakse. Absoluutselt. See on tema nägemus, tema strateegia põhjendus. Ja see näitabki hästi, kui erinevalt saab samu suuri numbreid tõlgendada. Üks näeb kullas alahinnatud vara, nagu Mancini, ja teine näeb hädavajaliku kaitsesüsteemse riski vastu, nagu Miller. Just nii, väga hea. Nii et meil on SocGen kuni 10%, Mancini 50%, Miller oma julge 15%-ga. Kas on veel midagi huvitavat nendes soovitustes? On paar asja veel. Näiteks Jerry Pryor Crane Sharesist. Ta on seal vanem portfellihaldur ja mainis hiljuti, et nende fondis on kulla positsioon praegu maksimaalne lubatud, mis on 2,9%. Okei, 8-9%. See jääb sinna Mancini vahemiku ülemissotsta. Mis seal huvitavat oli? Huvitav oli see, mis juhtus siis, kui kulla hind hiljuti tõusis. Kuna kulla väärtus kasvas kiiremini kui muu portfell, siis see osakaal läks üle nende sihi, jõudis vahepeal lausa 12% kanti. Ja, mis nad siis tegid? Nad ei jäänud niisama vaatama, vaid müüsid osa kasumist maha, võtsid kasumit välja, et viia osakaal tagasi sinna 2,9% peale. See on hea näide aktiivsest haldamisest. Isegi kui usud millessegi pikalt, siis ikkagi juhid riske ja realiseerid kasumit. Just. See näitab distsipliini, mitte ainult pimedat usku. Ja siis on veel üks vaade, Stoshi oma, State Streetist. Tema juhib seal kulla strateegiat. Ja mis tema ütleb? Tema lähenemine on võib-olla kõige lihtsamalt kokkuveetav. Ta ütleb, et ainus vale kulla osakaal portfellis on 0%. 0.
et mitte midagi omada on viga. Miks nii? Tema argument on, et praeguses keskkonnas pakub kuld lihtsalt nii unikaalset hajutamise ja riskikaitse võimalust, mida mujalt ei saa. Ta arvab, et isegi väike osa, ütleme minimaalselt 3%, on mõistlik alguspunkt peaaegu kõigile. 3% miinimum. Jah, aga samas lisab, et ka 10% võib väga hästi toimida. Eriti kui vaadata seda osana likviidsetest alternatiivinvesteeringutest. Tema sõnum on selge. 0 tähendab, et sa loobud teadlikult potentsiaalsest kaitsest. Ja see pole tema meelest praegu mõistlik. Okei, võtame korraks kokku. SOK kuni 10%, Mancini 5–10%, sest kuld on alahinnatud, Miller lausa 15%, sest mure dollari pärast on suur, Prior sihib 8–9% ja haldab aktiivselt, ja Toshi ütleb, et vähemalt 3%, aga 10% on ka okei, aga mitte 0. Just. Vahemik on lai, jah, 3–15-ni. Aga tundub, et see 5–10% ring tuleb ikka kuidagi esile, nagu mingi ühisosa. Jah, see 5–10% tundub olevat paljude jaoks see mugavustsoon. Aga mis on minu meelest kõige olulisem järeldus siit, pole mitte see täpne protsent, vaid see ühine joon nende taga. Mis see on? See, et kuigi numbrid erinevad, on selge konsensus, et mingisugune kulla osakaal portfellis on praegu üldiselt mõistlik, lausa vajalik. Jah, seda küll. Põhjused on erinevad Fedi sammud, riskide hajutamine, aga ka need sügavamad mured fiat-valutade ja ostujõu pärast. Kuld pole enam ammu mingi nišitoode ainult fanaatikutele. Tõepoolest, ja need põhjendused on ka erineva kaaluga, et sulle. Üks asi on portfelli tasakaalustamine, teine asi see Milleri jutt dollari devalveerimisest, see on ikka päris suur risk. Just, ja siit jõuamegi sinuni, hea kuulaja. Kui sa oled neid erinevaid arvamusi ja argumente kuulnud, keskpankade ostud, geopoliitika, inflatsioon, dollari usaldus, isegi see, et kuld on veel avastamata, siis kuidas see info võiks sind mõjutada? Kuidas see sinu pilti sobitub? Jah, milline neist lugudest tundub sulle kõige usutavam? Kui suur on sinu riskitaluvus ja kas ning kuidas kuld võiks sinu strateegiasse mahtuda? Neile küsimustele pead ise vastama, aga loodetavasti andsime mõtteainet. Kindlasti. Ja mul tekkis veel üks viimane mõte siit, eriti sellest Milleri jutust. See kasvav mure dollari kui maailma reservvaluuta rolli pärast seoses võla ja inflatsiooniga. See on ju päris suur asi. On küll. Kuhu sa tüürid? Lähiaastatel. Siis millised teised traditsionaalsed eeldused me peaksime võib-olla ümber hindama? Mida sa mõtled teiste eelduste all? Näiteks, mida see tähendaks teistele varaklassidele, mida on peetud turvalisteks? Kui see alustala, milleks dollarit on aastakümneid peetud, hakkab värisema, siis mis veel võib muutuda globaalses finantssüsteemis? See on hea küsimus. Väga lai küsimus. On jah. Aga see on midagi, mille veel tasub ehk pärast tänast jutuajamise omaette edasi mõelda.